Siin huvitaval kombel on meil Slidos üks niisugune küsimuste sektsioon tekkinud, mis puudutavad seda, mis juhtub toiduga pärast seda, kui ta on käinud igalt poolt läbi. Ehk siis, mis saab tualetijäätmetest ja kasutatud veest. Et selle kohta oli mitu küsimust nii Insikurmule kui Island Soundile. Lühidalt, kas te jälgisite ka seda, palju te vett kasutasite ja mis teil sai väljaheidetest? On see õige sõna? Meil on täpselt see number teada, palju vett kulus. Peast nüüd valetaksin, aga meil on see number kirjas. Ja vesi, mis festivali alal kätepesust siis läks tegelikult otse maha mults. Meil oli Aasti Turba looduslikud tooted. See ja ülejäänud Virts läks viidi Kuressaarde selles mõttes, et jah, ise ei käinud saatmas seda, aga ma usun, et see läks õigesse kohta. Pumbajaamad, filtrid ilmselt, ma arvan, et see joob merre muidugi, aga kindlasti puhtamal kujul. Ja vesi, meil on ikkagi seal WC-d kanalisatsiooniga. Okay. Et ma ei tea, kuidas see? Partner on Kemmerling. Ma ütlen ausalt, mul pole õrna aimugi, kuhu see jääde ja lõpuks jõuab. Läheb ta kanalisatsiooni neil kuskil tühjanduskohas. Ma tõesti ei tea. Okay. Vesi Põlva veelt, kuna me kasutasime ainult, eks ju, otse trassist tulevad vett, siis 40 kanti oli meie veearve Põlva veelt. Ehk siis, et kogu festivali ajal, ka ettevalmistusaeg, me kasutasime 40 kanti vett ja kogu see vesi läks sinna samma Põlva metsapargi metsa alla. Ja miks me julgesime seda niimoodi teha? Sest me ka ei kasutanud mitte ühtegi keemiat sellist, mis võiks sinna loodusesse minna. Ehk see, et see, kui keegi peseb festivali alal käsi või oma topsi, siis see, mis sealt topsist tuleb, on see siis õlu, jogurt, jäätise kokteil, eks ju, et see tegelikult laguneb seal metsa all ära. Aitäh! Ma mõtlesin seda väikest vestlusringi kokku pannes 3 suuremale teemale, mis tundub mulle ka mu isikliku kogemuse pinnalt on võib-olla kõige põletavamad, aga tõenäoliselt me võiksime siin 8 rahulikult arutleda selle üle. Mistõttu võib-olla võtaksid mõned teemad välja. Siin tegelikult sujuvalt teie ettekande lõpust inspireerituna ja Kristjani reaktsioonist inspireerituna küsiks võib-olla esimesena seda teema, mille üle me võiksime arutleda, on see, et kuhu maani nüüd kogu selles ahelas on festivali korraldaja vastutus, kus teie näete, et lõpeb nii-öelda teie roll, kus on külastaja roll ja mis hetkel me võime öelda, et vabandust, aga Eestis käibivad seadused ja süsteemid ei toeta seda ettevõtmist. Ma arvan, et võib kohe seda öelda, et ei toeta, et see on kurb, nagu ilma naljata, et sealt ülevalt on see hierarhia kolmnurk täitsa nagu hukkas juba, et meie siin allpool proovime, anname endast parima, aga ei ole see riigi tasandil seadustega, ei ole sellist asja haridussüsteemis, ei ole ettevõtluses nähtud ette, ehk siis nagu see seaduse tasandil on küllaltki lapse kingades, kahjuks küll, jah. Jah, kui me räägime ainult nii-öelda nagu jäätmetest või võtame ühe sellise konkreetse jäätmemure, mis on ühelt poolt võib-olla kõige lihtsamini lahendatav sellistel üritustel, ehk see, et kogudki liigiti ja see on kõik võimalik, inimesed tegelikult on valmis seda tegema. Sa pead ürituse korraldajana muidugi tegema selle jube mugavaks, sa pead nad üle sorteerima, täiesti nõus, vähemalt järgmised, ma ei tea, 5 või 10 aastat veel, eks ju. Aga et mida varem me nii-öelda tegeleme sellega, seda parem, aga meil ei ole mitte mingisugust voli jäätmekäitleja. Ma küsin muidugi, pärast iga festivali ma küsin, kuhu läheb. Ma jooksen autojuhtidele järgi, kui nad tulevad konteineritele järgi, et wow, sa tuled ja tõstad peale teadmata, mis jääde sul seal sees on. Et kuhu see läheb, kus sa tead, et kuhu sa selle viima pead, kui sa ütled, et need lähevad erinevatesse kohtadesse. Lõpuks mul puudub täielikult, ma tean nüüd ainult seda, kuhu läheb minu see pandipakend ja klaastaara, eks ju, ka ilma pandipakendita, need lähevad kõik Eesti pandipakendisse, ma tean, mis seal sellest tõenäoliselt saab. Aga kõik ülejäänud, täpselt sama, et kui jääb järgi 5 tonni segaolme jäätmeid, eks ju, see tegelikult tõenäoliselt läheb ka sorteerimisliinile.
mis tähendab, et sealt veel omakorda, eks ju, jäätme, mis iganes keskkonnateenused või Ragn Sells sorteerib sealt mingi vajaliku osa nende jaoks välja või sõelub mingisuguse klaasi välja, kui sinna sattus midagi sisse. Kurat seda siis teab, aga ma ütlen, et seal meil festivali korraldajad, me lõpuks ikkagi tahame toredat festivali inimestele korraldada, kus nad saaksid tulla, olla ja mitte mõelda igal oma sammul selle peale appi, kuhu see pudel nüüd jõuab. Natuke ajab pärast, siin oli veel küsimusi. Tahtsingi tegelikult sealt nagu liikuda, soovisid sa, Anu, midagi lisada? Ma tahaks kuidagi, või selles mõttes on läbi käinud, aga tahaks tõesti, et kõik see jäätme ja keskkonna teema oleks nagu nii elementaarne asi kõikidel sündmustel, et me korraldajatena ei peaks nagu ekstra tegelema, võtma ekstra inimesi, tegelikult see inimeste hulk ja see tööjõukulud ja kõik see teavitus ja aeg, mis selle peale kulub, et sellega tegeleda, me kõikide festivalil, see on nagu eriprojektid, et okei, teeme ühe aasta, teeme teise aasta, muudkui nagu söödame sisse, aga kaua me siis suudame teha, siis lõpuks on see, et meie festivalist räägitakse küll, aga räägitakse sellest, et prügi oli maha visatud. Jah, et lõpuks ikka oli maha visatud, mitte see, et meil oli, ma ei tea, maailma teisest otsast küll lennukiga sõidutatud esineja, aga nagu, et tõesti, et see festival ise jääb nagu, või see muusikaelamus või see jääb nagu kaugeks lõpuks või midagi. Et või pärast festivali ka, et väga ägete prügi sorteerimist tegite, aga milline kontsert sulle meeldis? Et nagu see, et nagu see fookus võiks ikkagi nagu sellele kultuurisündmusele jääda. See on mu See oli ka üks minu 3 teemast, et kuidas jõuda tagasi lõpuks sinna, et kogu keskkonnaküsimus on siiski nii-öelda hügieenitase ja lihtsalt tugistruktuur, nagu ta igal festivalil ju tegelikult on, et ta jõuaks tagasi tugistruktuuri staatusesse, aga viisil, et inimesed käituksid siis võimalikult keskkonnasõbralikult. Mis teie hinnangul see võti on, mis on kõige keerulisem tänasel hetkel nii-öelda kogu selle protsessi ja kasutajakogemuse disainimisel, et inimesed, kes tulevad festivalile kui külastajad, et nad teeksid asju nii, nagu te olete palunud, et nad mõtleksid võib-olla oma, ma ei tea, tuleku jalajälje ja kõige selle peale juba enne seda, kui nad kodus liikuma hakkasid. Mina leian, et inimesed ei süvene, nad ei tea, kuhu nad tulevad, mis neid ees ootab. Et see on nagu väga suur probleem, et korra koduleht lahti võtta ja vaadata, mis üldse toimub. Võib-olla et lähedki konkreetse mingi artisti pärast, aga mis edasi saab see, et mul nätsupakk ja joogipudel pääses ära võetakse, ei tohiks tegelikult üllatusena tulla, kui see on kirjas kodukorras. Ja see on automaatselt kohe prügi. Et sa küll võib-olla kirjutad sinna mati peale, ma tulen sellele järgi, aga lõpuks ikkagi seda ei juhtu. Et ise huvi tundmine ja loomulikult teavitustöö ka korraldaja poolt, aga kurb on lihtsalt see, et vahet pole, kui palju sa lahmid ja paugutad ja räägid sellest, siis tegelikult väga paljud inimesed ei süvene. Et mitte kõik, aga lihtsalt, kui sul juba üks inimene viskab koni sinna toidujäätmetesse, siis on ju tegelikult nagu, ja ta justkui teeb seda meelega või selles mõttes teadmatusest pigem siis jah, et sihukesed olukordi on. Põhimõtteliselt nagu siit sillana edasi minnes, siis mis ma nagu sel aastal õppisin ja mitte eelkõige enda festivalil, sellest ma käisin 2 rahvusvahelisel üsna suurel festivalil veel, et Rotterdamis maailma kõige suuremal sisesaalide festivalil ja nüüd Helsingis Flow festivalil, et vaadata täpselt neid keskkonnateemasid, siis minu meelest on ülioluline korraldajatena, et kui sa oled midagi välja mõelnud ja otsustanud, et sa nii teed, siis nagu olla üsna paindumatu sellise pretentioonika kliendi osas. Et selles mõttes, et kui te ütlete, et mind see ei huvita, et teategi oma asja, siis see on õige. Meie oleme nagu oma festivalil nagu olnud alati see, et hästi nagu kliendisõbralikud ja siis, kui tulebki nurinat, mis mõttes ma pean oma veepudeli tühjaks valama. No selles mõttes ongi, et kui saab tühja pudeliga, siis see on tehtud nagu selleks, et sa saaksid joogivett meie festivalialast ja pudelit täita, aga see mitte selleks, et sa saaksid oma toitu ja jooke kaasa tarbimiseks tuua. Et nagu kuidagi see, et enesekindel oleme seal lõpuni välja, et on neid, kes vastu võitlevad, aga jällegi, kui me üheskoos oleme karmimad, siis võib-olla lõpuks harjutakse ära. Ma arvan, et see on ka nagu järjepidevuse aja küsimus ka, et ega siis me kõik siin ju need esimesed aastad, mis me praegu teeme, leiutame ikkagi kohati nagu jalgratast, et katsetame, eksime,
kuulame teiste kogemusi, aga lõpuks, kui seda nagu järjepidevalt teha, ma ütlen, et kui ma Intsikurmu pealt vaatan näiteks viimast 3 aastat, siis asjad lähevad ikkagi paremaks. Et näiteks toidujäätmete sorteerimine telklas, eelmine aasta täiesti lootusetuna. Sealt ei tulnud mitte midagi välja. See aasta tegime sildid natukene ümber, panime sinna, rõhutasime ainult, eelmine aasta olid seal mingid biolagunevad meil kirjutatud, eks ju, see aasta panime ainult toidujäätmed ja saad aru, et inimesed tühjendasidki sinna, panidki ainult banaanikoored. Jah, see kogus oli väike, mis telklas tuli, aga sinna ei sattunud mingit saasta sisse ja kui sinna keegi loll oligi mingi suitsukoni või suitsupaki, siis me selle pidimegi sealt välja võtma. Midagi ei olnudki teha, aga lihtsalt nagu, kui ma vaatan seda võrdlust, siis lihtsalt see järjepidevus, see, et nad teavad juba, mis üritusel nad tulevad 3. aastat, 4. aastat, 5. aastat järjest, eks ju. Ma arvan, et see on võti. Võtabki aega. Ja tegelikult on see ka, et inimesed tulevad folgile, nagu sa ütlesid, teie muusika pärast, samamoodi nagu Intsikurmale tullakse muusika pärast, nagu Island Soundile tullakse ka muusika ja kunsti ja kõige selle pärast. Et kui tuleb ka inimene ja ta lihtsalt vingub, mingi taldrik, jälle mingi saba ja mingi ma ei tea mida, ära tule rohkem, aga sinu asemel tuleb keegi teine. Ja siis kelle jaoks on oluline või kes on üllatunud ja kes tuleb sellest rõõmu, et selles mõttes meil sellist nagu mingit publiku kaotamise kartust küll nagu ei ole. Et siis tulevadki sõelubki välja nagu need õiged inimesed, kes on need meie inimesed, vaata, kes saavad aru, et ma ei tea. Mul nagu sellest nädalavahetusest üks selline tore, kuidas ma nagu... Ühesõnaga, üks mu Soomes elav noor sugulane, kes käis Võsu festivalil. Ja siis ma küsisin, kuidas oli, sest korralduslikult oli seal nagu nii palju jama ja mõtlesin, mis siis oli. No ma ei tea, isegi joogivett ei saanud. Siis ma mõtlesin, vot see on väga põnev asi, sellepärast, et kui Soomes sa käid festivalidel ja võtad seda iseenesest mõistetavalt, saad igal pool joogivett võib-olla, siis meie festivalidel on ju see Eesti nagu viimaste paari aastate selline kogemus ja just sel aastal oli see nagu järjest oli see joogivee võimalus. Aga muidu oli meil ka veel 2 aastat tagasi Viljandi Pärimusmuusika festivalil oligi sul ainus võimalus osta Aura pudeli vett, mis maksis, ma ei tea, toona 1,50, nüüd ma arvan, maksab see 2 eurot. Et selles mõttes, et mingisugused asjad, mida juba rahvusvaheliselt publik võtab elementaarsena, et tegelikult iga sündmuse korraldaja ei suuda seda praegusel päeval veel pakkuda. Ja ma ütlengi, et selle joogivee tagamisega ma ei kujuta ette, kus te need 20 anumat muidugi leidsite, aga kui me eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal, kus meil veel ei olnud ligipääsu, eks ju, sellele trassile, küsisime üle Eesti igalt poolt, kust me saame anumat, kust tohib seaduse järgi pakkuda inimestele joogivett, mis on sellised nii-öelda sertifitseeritud anumad, siis neid on Eestis täpselt 0. Tegelikult Eestis Tartu Emajõe veevärgil on 2 sükest 1 kuupmeetrilist sinist kasti, mille me saime, eks ju, eelmisel aastal endale võtta. Et kui me räägime nagu täpselt sellest nagu seaduse pügalast, eks ju, et muidugi võib pakkuda, aga sa võtadki festivali korraldajana endale selle riski, eks ju, ja siis, kui see tervisekaitse tuleb, siis maksadki selle trahvina. Midagi ei ole teha. Nüüd, kuna siin on ilmselt päris palju ürituste korraldajaid, kelle külastajaskond õnneks või õnnetuseks ei ole 10 000, võib-olla mõne 10 või mõne 100. Mis selle aasta või viimase mitme aasta kogemuse pinnalt oleks teie 1-2 kõige olulisemat soovitust just nimelt nii-öelda kasutajakogemuse disainimise mõttes, et inimene, kes tuleb üritusele, et kuidas teha keskkonnasõbralike sammude astumine talle võimalikult lihtsaks loogiliseks, et mis teie arust on viimastel aegadel teie jaoks kõige paremini töötanud? Mis on need lihtsad asjad, mis panevad inimese mõtlema või mingit infot omastama või siis tundma ennast, et nad peavad käituma nii, nagu teie palute? Ma arvan, et väga suuresti see, et kõik või paljud teevad seda, mis iganes see on siis. On see topsiring või prügi sorteerimine. Et ma arvan, et see on nagu selle alus. Ma arvan, et see eks sõltub ka igast sellest üritusest, mida tehakse. Või ütleme niimoodi, et külastaja või teie festivali või üritusel osaleja, ega nad nagu väga ei ole häiritud. Kui sa teed seal midagi, mis võib-olla tundub esmapilgul uus või kui ma mõtlen nagu selle sama Intsikurmu peale, kui me topsiringiga alustasime, ei olnud seda jorinat, et oot, ma pean nüüd panti maksma, et
viid selle pärast ju tagasi ja saad selle raha tagasi ja no kõik läks nagu loogiliselt, eks ju. Esimene aasta võib-olla nõude peale jorisevad, järgmine aasta enam ei jorise. Et see on lihtsalt nagu, võtke see julgus ja ütleme niimoodi, et tegelikult see nõuab lihtsalt korraldaja poolt meeletult nagu sihukest aega ja pühendumist ja läbimõtlemist, et kas ma saan asju teha teistmoodi. Ja siis osaleja tegelikult, et tema jaoks on see kõik sihukene loomulik ja lihtne tee. Et seal ei ole minu arvates nagu väga vaja mingisuguse UI või UX-i peale nagu mõelda. No, mõtlen, ma olen töötanud ka väikeses omavalitsuses kultuuritöö peal ja siis mõtlen, et kuidas, kui nüüd selle aja peale tagasi mõelda, peaks praegu neid samme tegema, siis ma näiteks et hästi palju tehakse Eestis neid igasuguseid kodukohvikute päev ja selliseid asju. Minu meelest seal annaks täiesti teha kõikide koduomanikega ju see kokkulepe, et keegi ei võtagi ühekordseid kasutusele, vaid sul ongi kodus, ma ei tea, käi oma vanatädide pulmaserviisid, äkki ta ikka laenab välja ja ongi väga äge, mis annabki ja kõik turundusega veel siduda, et võib-olla ongi seal lugu taga, et see serviis on, ma ei tea, mitukümmend aastat vana või mis iganes, selle annab nagu põnevust juurde tuua või tõesti nagu siin ennem üks vana härra ka ütles, et võib-olla on ka mõeldagi, et kuidas mitukümmend aastat tagasi asju tehti. Ja ma olen ka hakanud nagu mõtlema ja küsin nagu oma vanematelt tuttavat, et oota, kuidas siis oli, et see ei saa olla ju see, et kuidas me nüüd hakkama ei saa nende asjadega. Et, näiteks laulu- ja tantsupidu. Ma küsin ka, et kuidas siis vanast käidi seal laulupeol? Et kui sel aastal laulupeost räägitakse, et seal need biolagunevad nõud on ju, ja siis jällegi ei tea, kas kuhu ne pannakse, mis nendest jälle edasi saab ja täpselt samad teemad. Aga kuidas vanast käidi laulupeol? Ja selles mõttes on väga tore, et sel aastal võetigi, mõned võtsidki tegidki üleskutset, tulen oma lusika ja oma kausiga ka. Ja et võib-olla tasubki küsida oma pereliikmetelt ja vanavanematelt mõnda asja. Lõpuks nagu, et see sama oma nõudega tulemine ka, et nagu ma ütlesin, et mulle meeldiks, kui inimesed tuleksid nagu festivalile, kes tahab võtta, palun väga, aga see on nagu minu jaoks nagu see ühest kohast nagu läheb see piir, et ma tahan tulla võib-olla oma perega festivalile, mõtlesin õhtu ennem ja nüüd ma pean hakkama nagu seal koha peal välja mõtlema, holy shit, et ma unustasin oma plekkruusi maha, siis kus mu see nuga ja kahvel siin taskus on, eks ju, et ma pean nagu niisugeste asjade peale hakkama mõtlema, kui ma tegelikult tahan tulla seda festivali nautima, et see, mida tuleb teha, korraldaja peab kohutavalt palju pingutama. Selleks, et see oleks külastaja jaoks nii loomulik ja nii lihtne, see ongi kõik korraldaja ülesanne. Me ei saa, lõpuks ta hakkab käituma niimoodi, see võtab võib-olla aega, aga see on meie roll. Me ei saa seda delegeerida lõpuks nagu külastajale, et kuule, et lahenda meie jaoks need probleemid ära. Me ei saa seda teha. Okay. Ja siin väike nõuanne ka, sa tule oma nõudega festivalile, et kui me selle taldrikusüsteemi panime püsti, siis vahepeal oli ka mõte, et annaks nagu nii sabavad välja, siis nad ei jõua tagasi, siis nad on kuskil igal pool laiali pant peale ja siis oligi taldriknuga kahvel 5 eurot, on ju. 5, võt viieka eest, kui inimesed toovad asju tagasi, on ju. Ja siis oligi näiteks see, et kodukorjas kirjas, et oma joogipudeliga võib tulla korduskasutatav joogipudeliga ja siis üks hetk turva helistab, et kuule, et kas nõudega võib sisse tulla? Ei või. Sest muidu lihtsalt inimene võtab oma 25 taldrikut, toob meile ära, saab raha vastu, on ju. Et meil oli jälle see süsteem, on ju, et ei, et nüüd meil on see nõuded, nüüd meil on pant ja meil on see, ei tohi nõusid võtta, et lihtsalt väike nõuanne, et ükskord avastasin, et oi, siuke väike äriskeem on ju, et meie jääme selle juurde, et ei tule oma molliga, et jah. Paar küsimust vahele. Nii. Ja saad kohe või vaat pole kumb teist enne. Juba ammu küsida seda, et kuidas on teil kõigil kohaliku omavalitsusega keskkonnal kokkupuude, et kohalikud omavalitsused võtate ju avaliku korra, mis seal teete on ju, aga kas nemad siis seal on ju haritud keskkonnainimene, kes saab see kõik ja seda teile aidata ja kohalik omavalitsus saab ju riigilt ka raha jäätmete korraldamiseks, et kuidas te seda kasutate? Väga ilusti rohelises kirjas 2030 arengukava suure linna ehitavad suur tegelikult üsna kurb. Ei, tunnistan ausalt, et me oleme küsinud ja selles mõttes ka kirjutanud ja pigem mul on tunne, et me oleme abi andja rollis. Neile. Et see on hoopis vastupidi.
et selles mõttes et ka, et meil küll Viljandis on väga hea koostöö, aga ma ütleks, et inimene, kes on õppinud keskkonna seal ametnikuks, saab selle ametniku töö ja tema suudab selles paragrahvide rägastikus hakkama saada, aga ta ei tea korraldamisest mitte midagi. Et see on nüüd see minu kogemus sellest KIK-i projekti taotlusest, et kui ma loen kõik need projekti rahastamistingimused läbi ja teen taotluse ja tuleb positiivne rahastamisotsus, siis on juurde kirjutatud otsuse tingimus, et on selline, et Viljandi pärimusmuusikafestivalil ei tohi kasutada ühekordset plastiknõud, sulgudes, sealhulgas biolagunevat plastikut. Esimene hoog oli see, yes, me saime toetuse ja nüüd ma loen seda sulgudes, oota, aga kui meil nüüd on see, milline see biolagunev siis tohib olla või ei tohi olla, et kas see toetus on siis meil või ei ole. Ja tegelikult see suhtlus praegu ametkondadega on selline, et mina annan küsimustele vastuseid, aga ma tegelikult ei tea, mida minult oodatakse, sest kõik vastused on valed. Ja samas, kui ma küsin, et millised nõud siis ei tohi olla, siis öeldakse mulle, biolagunevad ei tohi olla. Ja siis tuuakse seda termin sisse ka bioplastik ja siis ma ei tea, te saite ka selle toetuse? No ma ei ka siin, jah. Mis teil see sulgudes tingimus oli? Ei, no meil oli ka sealhulgas biolagunev, aga meil oli hästi. Teil oli hästi, jah. Sest meil, ma kirjutasin selle sisse, aga nendega on... Seal ei olnud nagu kuskil nendes meetme tingimustes seda, et jah, seal on oluline eesmärk on see, et tuleb jäätmeid vähendada ja taas kasutusse ja ringlusesse suunata kõik see teema. Aga seal ei olnud seda, et ei tohi olla ja kui kogu projekti taotlus on selle peale üles ehitatud ka, siis ma olengi segaduses, ma ei saa aru. Ja ma olen käinud mitu korda kohtumisel ja räägin ja ma arvan, et see lähebki nii, et me muudkui kohtume ja räägimegi. Ja ma tutvustan, kuidas festivali korraldatakse ja milliseid asju on võimalik teha. Issand, kui hea teada, ma mõtlesin, ma olen üksi. Ei. Aga siin... Puuta, kui ma olen 15 aastat kohalikus omavalitsuses niimoodi keskkonna No neil ei ole ikkagi nagu selles mõttes ju ka seda, neid ei saagi eeldada, et neil on täpselt samasugune ürituse korraldamise või sellises mastaabis. Kui me võtame Põllu valla, meil on ka väga hea side, kõik on nagu hästi ja ma ei heida neile ette, et kui ma lähen tema juurde ja ütlen, et näed, et kuule, ma tahan nüüd siin 10 000 inimesega sellel 250 000 ruutmeetril teha siukseid asju, tule aita mul ära teha. Et ma tean, et me ju ise täpselt samamoodi leiutame, et kust temal see kogemus on võtta, kust tema oleks pidanud selle võtma, tema ei ole ju neid üritusi kunagi korraldanud, eks ju. Et see peabki tulema koostöös, kui meie jagame vallaga, mis meie nii-öelda tahame ja meil on õudselt tore ja rõõm kuulda, eks ju, et Abi vallavanem ütleb, et Intsikurmu on kõige puhtam festival, mis Intsikurmus tehakse. Hästi tore, jälle, see on meile positiivne, eks ju, aga et me ei ootagi, et nad tuleksid ja lahendaksid meie jaoks mingisugused probleemid ära. Ja võt sa tõid väga õige sõna, siin oli see koostöö. On ju, kui te saate üksteisele vastastikku kasulikud olla, aga ma arvan, me kõik oleme mingis etapis kokku puutunud sellega, kus sul nagu tekib tunne, et sinu vastu töötatakse või nagu lihtsam on öelda, ei tohi teha. Nii ei tohi teha, aga kuidas siis tohib? Võt seda ei tea, sellepärast, et neil puudub korraldamiskogemus, nad ei saa nagu sellest meie poole, neil on nagu raskem. Ütleme nii, et meie mõistame neid palju paremini. Et saame aru, et ametnik peab oma tööd hästi tegema, ta tunneb oma valdkonda, aga tema mind korraldajana, mulle tundub, et ei mõista teinekord üldse hästi. Vaata, siin ükskord Reimo ütles ka, et seda kahe inimese segu Eestis on hästi raske leida, et on need inimesed, kes ongi need keskkonnainimesed, keskkonnateadlased teavad kõike lalala ja siis on ürituste korraldajad. Aga need, kes on nagu 2 ühes, need on nagu hästi vähe ja siis pigem on see suund, et ürituse korraldaja saab selleks 2 ühes inimeseks. Mitte see keskkonnaametnik. Ja sest huvi on suurem, siis sul on vaja oma festivali ära teha. Ja siis ongi nagu see, et nagu see sammune KIK-i toetuseks ole, ma kirjutasin selle märtsis, festival on 5 kuud hiljem. Pärast seda on nagu, see on nagu orgaaniline värk, see festival, väga palju muutub, tekib uusi mõtteid, kuule, seda vist ikka ei saa, teeme nii. Ja siis on vaja nagu iga asja kohta kirjutada pärast mingi põhjenduse seletus, miks eelarvest, miks see 100 eurot on siin, miks see hoopis seal, miks see, on ja, sest et see peab olema nagu selles mõttes nagu ehitusprojekt, on ja. Siin on maja, siin on plaan, kõike täpselt nii, aga üritusel ei ole niimoodi, et sinna nagu ei ole paindlik, vaata. Siin üks käsi juba oli pikalt püsti, palun. Ma tahtsin seda öelda, mis alguses oli see küsimus välja toodud, et kuhu siis tõmmata see piir, et mida peab vastutama nagu ürituse korraldaja ja mida mitte. Et tegelikult see piir võiks ju seal samas olla nagu koduski, et ega tegelikult kodus me ju sorteerime ka prügi või ei sorteeri, eks ju, ja me tegelikult ei vaata, kuhu see läheb või kui me laseme loputuskastis selle vee alla, me tegelikult ka ei käi kontrollimas, et kuhu see läheb, et see samamoodi ja need külastajad on just ka samamoodi, eks ju, keda sa siis nagu pead tundima selle piitsaga, kes võtavad seda nagu avatud vastu, et see ei olegi nagu eriline teema üldse, millega peaks tegema. No
tegelikult ma ütleks, et meie festivali puhul on sellepärast, et kui tekib nagu küsijaid, et festivali publiku hulgast küsitakse, et mis neist edasi saab, siis ma ei saa talle vastata, ma ei tea ja mind ei huvita. Ja noh, minu enda puhul on see lihtsalt, et ma ei taha teha seda lihtsalt sellepärast, et paneme need, sorteerime selle prügi ära, kuigi ma kuskil, ma ei tea, kõhutunne ütleb, et lõpus pannakse kõik kokku, eks ju. Noh, siis ma parem ei tee seda. See et see on minu enda huvi teada, et kuhu kohta see läheb, mis temast saab. Sa kodus oled kindel nende prügikastide poole, et nad lähevad? No ma Ragn Selsis olen ise käinud nii-öelda küsimas, et kui ma nüüd reaalselt ka kollastesse kottidesse kogun ja teen need tasuta ära viite, eks ju, et kas nad siis lähevad Irus ahju või lähevad nad ikkagi, ma ei tea, kuskile mujale, eks ju. Noh, muidugi nad tõenäoliselt ütlevad või noh, nad on öelnud, et tõenäoline ikkagi on, et puhas pakend meil päris ahju ei lähe, aga kui ahju on odavam ajada, siis muidugi ta läheb. Või kui õige mitte odavam, vaid kasulikum ajada majanduslikult nende jaoks, eks ju. Siis ühel hetkel ta muidugi läheb. Vot siin ongi see riigi tasand. Siin on täpselt samamoodi, et me tahame ka teada, kuhu mida läheb, sest see on kallis sorteerida meil festivalil, eks ole. Inimesi läheb nii palju, aega läheb nii palju, kõik see vedamine, kõik see kaalumine, kõik need asjad on ja siis mind nagu tõesti huvitab, kuhu see läheb. Ja kui ma pärast loen mingisugused jäätmeseadusest, eks ole, et Eestis on mingi ainult 23% olmejäätmetest tegelikult läheb ümber töötluseks, ülejäänud läheb kõik kuskil Irus ahju, siis minul tekib küll küsimus, miks ma üldse seda teen? Ja siis me jõuame juba nagu riigi tasandile tegelikult välja ja me paneme külalised seda tegema, kõik harime, tšallalla, eks ole, kuigi tegelikult see peaks tulema ülevalt, on ju. Noh, ja siis vist ongi, ainukene viis ongi vist niimoodi, et me läheme otse pakendi ringluse uksest sisse, ütleb, tere, ma toon puhta pakendi sulle ja räägi mulle nüüd, mis sellest saab, on ja tere, ma toon toidujäätme sulle, papi viime on ja sinna mis see on see, kuskil Lõuna-Eestis on mingi tehas, on ja ise viin uksest sisse. No see on üks ka, mida me oleme sisemiselt nagu arutanud, eks, et kui me juba kogume selle kokku, et kas me siis saadame ikkagi kõik endiselt keskkonnateenustesse või siis me hakkame täpselt samamoodi vaatama, et okei, see läheb Eesti pandi pakendisse, selle plasti, ma ei tea, Viljandis äkki suudavad selle plasti töödelda, mida nad seal teevad, eks ju, ümber töödeldud plastist mingisuguseid asju, eks ju. Äkki meil on mõistlik hoopis järgmise aasta võtmes nendega rääkida, et nad vaatavad üle, kas see kvaliteet sobiks neile. Aga noh, me ei peaks festivali korraldama sellega tegelema. Me ei peaks. Tahaks jubedasti nende esinejatega suhelda ja riik. Olgu, aga Kristiina, sa tahtsid veel midagi öelda? Kristiina. Sa võtsid minu küsimuse ära. See oli mu järgmine küsimus. Noh, jah, kauplejad. Meie festivalil on kauplejatega leping 6 lehekülje pikkune ja kus on siis nagu õigused ja kohustused ja sanktsioonid ja kõik rahalised trahvid, kõik on välja toodud. Ja ma sel aastal võtsin selle lepingu ette ja panin kõik need punktid sisse, trahvinumbrid sinna järgi. Ennem seda tegime, kui meil oli see kauplejate konkursi välja kuulutame, siis juba seal ütlesime, et meil on see ühekordne plastik on keelatud. Siis kui me kinnitasime, et kelle me välja valisime, rõhutasime oma selles infokirjas üle, et nii on. Ja kui läks siis vahetult ennem lepingute tegemist, saatsime veel sellise, siis juba sellise üsna konkreetse nagu käskude keeldudena sellise infokirja. Ja kui see festival, pluss siis leping on ju, ja kui see festivali olukord nüüd käes oli, siis päris hästi valdavalt tuldi kaasa, mõningad eksimused oli, näiteks ühe kaupleja puhul, ta ei jäänud mulle kordagi vahele, aga mulle tundus, et kui ta nägi, et festivali meil on kaelakaardid, kui need inimesed liiklevad, siis nagu pannakse õigesti topsi jook. Aga kui nagu ei ole, siis nagu ei panda, on ju. Ja nad ei jäänud vahele meile, ja noh, lihtsalt kuidas meie tegime lihtsamaks oli see, et meil oli partneriks Veekveer, et lihtsam, et need nõud on siis ühtemoodi ja need toitlustajatel on ka lihtsam. Aga üks probleem, mis ei saanudki lõpuni lahendust, on meie festivali toetaja on Premia
ja nendest joogikõrtest me saime lahti, sest Veegveer oli kohal ja andis need biolagunad joogikõrred, aga siis need topsid ja topsikaaned, et topsid nad ütlesid ka, et need on ju papp ja nii ja naa, aga need kaaned on puhas plastik ja midagi polnud teha, et me pidime selle festivali lõpuni tegema, et karmid reeglid ja trahvi me see aasta kellelegi veel ei teinud, aga julgust on küll edaspidi teha. Ma küll ei tea, et mis sa selle all silmas pead, et karmim olla. Et mis nõusid nad kasutavad ja selles mõttes, et ringi käies tuleb muidugi silm peal hoida. Prügi nii-öelda kokku korjates ja üle vaadates saad sa ka mingisuguse aimu, et oot, kas kõik on korras. Meil ei olnud sellega probleemi. Küll oli probleem esialgu topsiringiga ja just eelkõige kohvimüüjatega, kes ütlevad, et no, et meil on siin 25 eri sorti kohvi, kõik peavad olema eri topsides ja eri suurused ja et me saaks kohviarti teha ja nii edasi. Kõik on loogiline, ma saan sellest aru, esteetika on meie festivalil väga kõrgelt hinnas aga siis oli minu roll lihtsalt leida lahendused ja võttagi topsiringist 5 eri sorti topse, eri mõõdus, eri väljanägemisega. Minu asi oli leida sellele lahendus ja öelda kohvimüüjatele, et no worries, siin on need 2 lahendust, mille vahel sa pead valima, ma olen teinud kõik endast oleneva, eks ju, ja sa saad ise vaadata. Ja lõpuks kõik sujub. Muidugi pead alguses läbi rääkima, sest ka nende jaoks on lihtsam lahendus see, et ma tahan teha nii, nagu ma alati olen teinud. Just. Järgmiseks aastaks küll note for myself. Kõikidele toitlustajatele täpselt samamoodi läbipaistvad prügikotid, nagu on meil festivali ajal muudes kohtades. Ma võin veel oma kogemusest öelda, et kauplejatega on natukene see häda. Esiteks jah, nendega peab olema karm. Teine asi on see, et häda on selles, et see, kes sõlmib lepingu ja see, kes pärast reaalselt tööl on erinevad inimesed. Ja see info seal vahel ei liigu. Ja ma isegi olen mõelnud mõtte peale, et võib-olla tasuks mingitel üritustel teha kohustuslik koolitus nendele kauplejatele enne, et nad peavad kellegi saatma kohale enne. Jah, üks küsimus veel, jah? Et meil on selline prügisorteerimissüsteem, mis teil siin üldse tekib, kas te teate, kuhu te peate viima, kas teil on vaja mingit laevakotti, mingit prügikotti enda jaoks eraldi, kõik läbi käia ja öelda, et rääkige ka teistele edasi, kui tuleb uus vahetus peale, sellepärast et see, kes lepingut saab, on üks inimene või lepingu 6 lehekülge, siis kui ta jõuab sinna prügiteemani, siis ta võib-olla enam see ei ole asjadele keskenduda. Ja ma käisin veel festivali ajal ka jooksvalt rääkimas, et see mitu korda üle rääkimine on väga teema. Kuulge, teiega on väga huvitav. Ma vaatan, et meil aeg pressib peale. Ma ikkagi tahaks selle küsimuse ka lõpuks ära küsida, mille tegelikult tõstatas Laura enne hoopis. Et kuidas teha nii, et sa hoiad õnnelikuna nii toetajaid, kaldkriips ja rahastajaid kui keskkonda? Või kas see on lõputu rollikonflikt, mida ei anna hetkel lahendada veel? Või mis teie kogemus sellega on? Sest ma saan aru väga hästi, et ükski suurem sündmus ilma heade abilisteta ju tegelikult teoks ei saa. Tõsi, aga tuleb leida ja ma arvan, leiab sobivad sponsorid. Et jällegi oma ideedele, oma näole kindlaks jääda, hoida tugevat selgroogu ja pakkuda ise alternatiive, mis siis võib-olla sponsor välja käib ja need ei sobi ürituskorraldajale, siis on vaja lihtsalt olla natuke taibukas ja mõelda, mis siis võiks sobida. Et mõistan seda probleemi, mis justkui sellel öölaulupeol oli A Le Coq'i plastiktops nähtavust tarvis. Muud ma ei näinudki selle pildi peal kui A Le Coq'i telgid. Et selles mõttes ma arvan, nähtavust on neil nagu piisavalt. See on lihtsalt, tuleb ise tugev olla ja öelda, et meil on teised eesmärgid või väärtused. On teil oma praktikast mõni näide, kus te suutsite mingi lahenduse välja pakkuda, mille teie partner siis suure
Inuga omaks võttis? Mingi telgi näide või? Ei, see ei pea telk olema. Ei, selles mõttes, et ma ei tea, alustades näiteks baarist, meil on ikkagi prioriteet, et mitte pudel, vaid vaat. Et me ei tee üldse koostööd, vahet pole palju sa raha pakud, kui sa vaati ei pane seda, siis pigem ei lähe. Mis veel? No me ei tahtnud näiteks toitlustajate telke näha, lihtsalt esteetilise välimuse pärast. Ehitasime ise, küsisime neid. Et pop-up oli natuke kole, küsisime selle eest lisaraha ja ehitasime ägedad asjad. Ma nüüd ei teagi, et kes tahtis veel võib-olla rohkem nähtavust, siis me pakkusime pigem mingit video ja pildimaterjali, et lihtsalt teha ägedat tootepildid või siis ägedas tegevuses, et pigem pakkuda seda sotsiaalmeediat, seda nähtavust, kui see, et sul on igal pool suurelt. Muidugi on väga oluline ka sul see veenmisoskus, sa pead ära rääkima selle sponsori, et less is more. See ei ole enam lahe, et sul logo on suurelt kuskil. No tegelikult meil ongi see väljakutse endale on ka, et nagu Paap ütles, et mitte ühtegi mingit pop-up telki ei ole, mitte ühtegi bännerit ei ole mitte kuskil festivali alal, mitte mingeid promoinimesi, rulluiskudega tüdrukuid nagu selles mõttes, et ei, kõik on puhtalt nagu nendele puitalustele ise meil kunstitiim, eks ole, et kui on ka mingi logo kasutus kuskil sponsoril, siis me istume kaha, et saate aru, meil on üleüldine kontseptsioon ja kui me tõmbame teie bänneri üle festivali ala, siis see lihtsalt näeb nagu pigem naeruväärne välja. Ja siis ongi, et logod lihtsalt maalitakse käsitsi projektoriga niimoodi, et kuskile vineer alusele ja luuakse nagu hoopis mingisugused teistsugused lahendused nagu tema siis nagu nähtavaks tegemiseks. Ja teine asi ka, et me valime lihtsalt nagu toetajaid, kes on meie nägu. Ja muidugi see ka, et meil ei ole ühtegi nagu mingit suur sponsorit panka või kedagi taga, et see on ka mingis mõttes teeb elu lihtsaks, on ju, et teised teeb elu raskeks. Kuidas teistel? Ma ütleks, et ma arvan, et tasub teinekord oma mõni suur toetaja või selline pikaajaline koostööpartner teha puhkeaasta. Et see värskendab nagu seda koostööd ka, et sest kui on pikaajalised koostöösuhted olnud, siis on väga keeruline uuendusi ja muudatusi sinna sisse viia, siis kõige mugavam teha nii, nagu on kogu aeg tehtud. Ja kui uusi toetajaid otsida, siis ma arvan ka, et leida nagu oma näoline või kes sul sobib väärtustega toetaja ja siis üheskoos nagu koostööprojektina mõelda välja, et kuidas see nähtavus sündmusel on. Et mulle tundub, et järjest on ka sellised toetajad, kes tahavadki nagu ka olla originaalsemad ja paremini välja paista, et ka toetajate silmis see bännerite aeg on nagu möödas. Või see hakkab mööda saama. Võib-olla me oleme juba ka Intsikurmuga nii mitu aastat teinud, et võib-olla need toetajad ka saavad aru. Muidugi on raske neid leida, aga nad nüüd hakkavad juba ka aru saama ja me ise julgeme neile ka välja pakkuda ideid, eks ju. Et meie festivalil käivad asjad nii. Aitäh teile! Ma võtan siit ise ja loodetavasti teised ka kaasa ilmselt päris mitmeid häid mõtteid. Mulle jäi siit kõlama nii meeldivalt enesekindel tunnetus, et hea ürituse korraldamise puhul võiksid ja peaksid olema üritusel osalejad sama huvitatud selle õnnestumisest ja keskkonnasõbralikkusest kui korraldajad. Ja teine asi on see, et märksõna on kahtlemata koostöö, et midagi ei saa üksi teha ja ekstra sammu peavad ilmselt astuma kõik korraldajad esialgu vähemalt, kes tahavad teha asju paremini kui seni on tehtud. Ma loodan, et teil on olnud tänasest 3 tunnist miskit abi, mõni uus mõte. Nüüd see ametlik networkimisosa, selle me nüüd jaudasime täis, aga kui teil veel natukene on aega, siis äkki mõni inimene saab teilt veel küsimusi küsida ja vist on ka võib-olla viimased longsud kohvi seal veel. Aitäh teile! Aitäh!